Aeg-ajalt külastab paljusid inimesi kiusatus ikkagi mitte liikuda, minna liftiga, minna autoga, jätta trenn tegemata. Kiusatus on täiesti tavaline, kui mõelda inimkonna ajaloo peale, siis ongi see justkui kiusatuste ohvriks langemise lugu, kui te mõtlete, mille pärast Adam ja Eeva paradiisiaiast välja aeti. Aga tervisekäitumises me enamasti anname kiusatustele järgi siis, kui meil on kas stressirohke päev olnud, kui me oleme väsinud või kui muul moel on kuidagi meie põhivajadused või soovid rahuldamata. Sagedaseim põhjus, miks me anname järele kiusatusele mitte liikuda, on ajapuudus. Kuigi ajapuudus on tegelikult subjektiivne, kõikidel inimestel maailmas on aega täpselt ühepalju. Või tsiteerides kunagist Briti peaministrit Edward Stanleyt, kellel ei ole aega liikumiseks, see peab hiljem leidma aega haige olemiseks. Aga kui see mõttekäik tundub liiga küüniline, siis tegelikult võiks mõelda hoopis sellele, et liikumine annab meile aega juurde. Kui me oleme piisavalt liikunud, siis oleme ka märksa produktiivsemad. Me töötame tõhusamalt, me õpime paremini, meie tähelepanu on vilkam, meie mälu töötab paremini, nii et tegelikult kui aega tundub, et ei ole, siis tegelikult tuleks just minna liikuma. Teine levinud kiusatusele järeleandmise põhjendus on väsimus. Ma olen liiga väsinud, et liikuda. Ent liikumine annab meile energiat ja teisest küljest, kui me liigume, siis on meil uni parem, me magame ennast paremini välja ja me oleme järgmisel päeval reipamad ja energilisemad, nii et ka väsimuse vastu aitab meid hoopis liikumine. Ja teisipidi saame me jälle mõne oma kange kiusatuse liikumise teenistusse rakendada. See käib niimoodi, kui me seome mõne tegevuse, mille tegemine on meie jaoks suur kiusatus, näiteks oma lemmikseriaali vaatamine või audioraamatute kuulamine, kui me teeme seda tegevust koos liikumisega. Niimoodi, et lepime ise endaga kokku, ma teen seda enda jaoks ahvatlevat tegevust ainult siis, kui ma liigun. Ma vaatan oma lemmikseriaali näiteks ainult siis, kui ma sõidan teleka ees velotrenažööri peal. Ja niimoodi me tegelikult seome selle toreda, mõnusa, ahvatleva tegevuse liikumise külge. Meie aju paneb need kaks tegevust kokku niimoodi, et tasapisi hakkab meil kujunema hoopis kiusatus liikuda. Oleme rääkinud, et liikumine ei pruugi olla väga meeldiv tegevus ja meil võib tekkida kiusatus mitte liikuda. Nüüd me saame tegelikult siduda mõne oma päris suure kiusatuse liikumisega niimoodi, et tasapisi kujuneb hoopis liikumine kiusatuseks. Treeni oma mõnusast kiusatusest hoopis liikumise kiusatus.